täna siis ventilatsiooni korstna ümber tegemine. Nüüd vaatan, 2 aastat on möödas ja isolatsioon on nii halvasti tehtud, et see ei lähe läbi viigusid ilusti, nii et siia on lihtsalt vill pandud ja see kõik on niiskuse kahjustused, nii et tuleb katusele ronida ja korsten eemaldada ja see auk siis suuremaks teha ning siis läbiviigust koos selle isolatsiooniga läbi viia ja siis kinni tagasi panna, et eks näis kaua sellega aega läheb. Siin on siis see vendikorsten. See ring tuleb lahti lasta, siis siit noaga läbi õrnalt lõigata ja siis saab võtta selle 100 toru lahti ja lahti neitida ja siis hakata isolatsiooniga tegelema. Vaatama, et siis see vihm kaela ei tule täna meile. Korstna sain lahti. See auk tuleb ilmselt suuremaks teha. Et isolatsioon siia üles välja ulatuks siia. Siia on lihtsalt niisama vill pandud. Suht pointless, ma ütleks. Ma ütleks, et ei ole hästi tehtud. See ümbrus oli pandud lihtsalt villa täis. Ja siin on mingisugune teibinärakas ja nii edasi, et vaatan, proovin nüüd isolatsiooniga hakata siis siiapoole tulema, vaatan, kas õnnestub kuidagi seda ära isoleerida ja tulla siia täitsa üles välja. Need kruvid, mis on läbi lastud, on ka siin korralikult pikad, nii et isolatsiooni panna siis hakkab sinna sisse rallima. Siin ma lasin relakaga juba lühemaks, sest lühemaid kruvisid mul ei olnud ja siis ma panen siia midagi peale, et ta ei lõhuks ära mul isolatsiooni, kui ma siia ümber hakkan panema. Ma ei tea, kui hästi või kui halvasti seda tehakse, igatahes siin mingisugune hästi õrn must isolatsioon on, aga see tundub ikka väga sükene, väga õhukene. Ma tõmban selle sama 5 sinna ümber ja siis hõbeda teibiga kinni 100 tiiru ja siis läheb läbi katuse juba koos isoleerimisega. Mul on sellised seibid üle ja läheb siis sellise teibi külge. Ma panen niimoodi, et ma panen siia selle ja siis, et see pea siin nagu terava oleks, siis mul läheb see niimoodi. Kuna korsten on juba ära fikseeritud ja loodis ilusti, siis ei ole vaja korstent enam keerama hakata, nii et nüüd ei ole kruvi pea enam terav ja kui ma hakkan seda isoleerima, siis ei lõhu isolatsiooni ära, peale on üks terav siia ka üks ja siis saab isolatsiooni ümber panna. Hetkel sai siis selline, et see viiene vill sai siis isolatsiooniga kuni kuskile siiamaani välja ära toodud. Siis see tühimik sai ka villa täis pandud ja isolatsioon peale. Ning nüüd see läheb siis läbi OSB. Ma ei tea, kas see on õige või mitte, aga ma arvan, et see on kordi parem kui see, mis ennem oli. Sest ennem oli ikka täis lollus kokku keeratud ja kui on halvasti, eks ma siis teen kunagi uuesti veel ümber selle. Aga 4,5 sotti maksin korstna paigalduse eest, nii et ja 2 aastat hiljem teed seda ise ümber ja profit, kusjuures käisid panemas seda korstent, nii et veidike mõtlemisainet, kas tasub ikka tellida alati või mitte kuskilt katusefirmalt tööd. Nii et ma ei tea, ma arvan, et see versioon on parem, võib-olla ei ole. Siit edasi läheb siis veel üks viiene kiht villa, kokku tuleb siis 100. Et siin on ühendus ära ja siis ma arvan kuskil siit veel peaks saama siis minna edasi veel ja siis kuidagi ära teipida see osa ka veel, et siis jääb siia mingisugune väike osa jääb. Et vast jääb pidama, ma ei tea. Nüüd lähebki siis
korstan siia tagasi, siit tõmban ka selle sellise asjaga kokku nagu katusemastiks, siis siia uue tiiru niimoodi ja siis läheb kruvidega kinni ja siis see läheb siit viigust läbi niimoodi, et ma arvan, et saab hea, ma ei tea, parem kui ennem, nii et igatahes niiskuse kahjustused on selle plaadi siin on pool osas, et see niiskus on alt üles tulnud, ma arvasin, et ta on ülevalt alla valgunud, aga siit alt on täiesti kuiv, nii et see on alt poolt aurustunud, kuna see vill oli sealt lahti. Nüüd see mastiksiga kokku tehtud kõik see äärselt ilusti, et ei läheks niiskus enam siit OSB-sse. Ja nüüd siis tuleb siia hakata panema seda värki, et siia alla ei läheks siis. Lood ka paika. Ja siit siis saab ringi kinni lastuda. Ja siis tuleb see tõr siia vahele veel tõmmata. Ja vast jääb pidamana, ma arvan. Katuse pealne osa sai ära nüüd. Tundub, et sellega on korras. Lood on ka enam-vähem. Nüüd on vaja seest ära ühendada uuesti, siis head ära isoleerida. Nuga, mastiks ja trell. Föön on ka seal. Jutsub nüüd see. Nüüd lähevad needid. Klõks kinni, siis läheb isoleerimiseks veel. Ja siis ma pean vaatama, kas mul sellist traati veel on, millega siis nagu see ka kinni tõmmata, ramuse isolatsioon. Kes seda mäletab veel? Koroonamask. Aga jah, siin villases hea on, kui midagi on. Hetkel siis on näha, et see viik toob läbi ära ilustus ja läbi viiguse. Veidike on tõrvaga koos ka, aga no mis sa teed? Parem ikka kui ennem oli, nii et nüüd tuleb siis see kõik ilusti ära ühendada, et jääks hea. Selline jäi nüüd. See must ala on nüüd niiskust saanud seal. Eks näha ole, kas kuivab ära või kuiva või mis seal toimuma hakkab üldse. Et siia sai siis 100 ja sealt edasi läheb siis 50 läbi katuse. 100-ga ei saanud minna, sellepärast et korsten ei ole nii paks. Ja see pidi olema isoleeritud korsten, nii et ma ei tea, mingisugune 5 milli oli võib-olla seal mingisugust isolatsiooni ümber, nii et ma mõõtsin ära, see temperatuur on kuskil 17 kraadi, kui lasin otsa siis selle metallist 100 toru peale selle laseriga. Nii et saunast tuleb mingisugune 80, haarab duširuumist siis järgi. Seal on saun, siis tuleb siit võtta pesuruumi järgi. Siin on siis 100 summuti. Siin on mootor ja siit läheb hops ja ülesse. Et ei tea. Peab jälgima lihtsalt, et kas hakkab siit kuskilt mingid kondentsid ilkuma või hakka, sest ma avastasin selle niimoodi, et siia oli tekkinud vesi nagu. Ja kui on ikkagi draama, siis tuleb uuesti lahti võtta midagi uut välja mõelda. Või kui sina jagad biiti, et kui valesti ma selle asja tegin, siis kirjuta mulle alla siia video kommentaaridesse, et mis oleks pidanud teisiti tegema, sest need ventilatsioonivennad või mis iganes katusevennad, kes seda mul ennem tegid, neil oli see igatahes väga-väga halvasti tehtud, et see, mis te seal näete, see must laik, see on nende tehtud töö tagajärg, nii et ma proovisin veits paremini, ma ei tea, kas sain hakkama või saanud. Eks seda ole näha, nii et selle talve vast tuleb välja kuidagi, et eks ma pean vahepeal käima vaatamas siin. Siin üleval on külm ala, et siin ei ole soojustust, et siin on, kui väljas on mingisugune -20, siis siin on kuskil
12:15 umbes niimoodi. aga jah, kirjuta kommentaaridesse. Selleks korraks sai kõik siis. Seal on vaja üks kaminakorsten veel ära võtta, sest kaminat ei ehita ja saunakorsten jääb alles. aga sellega siis juba tegelen siis, kui väljas ilmad ilusaks lähevad ja katuse peal on hea tiksida ja päikest võtta.